Jagan teiega mõningasi videoklippe, kus ma siis räägin erinevatel teemadel, mis avardavad meie teadmisi ja aitavad mõista maailma palju laialdasemalt. Ja videod on mõeldud kõigile, aga eelkõige tulevad need kasuks inimesele, kes hoolib endast. Ma toon välja aspekte, mis aitavad navigeerida selles petlikus maailmas ja aitavad ka arendada enda teadlikkust, mis avab siis ka rohkem meie enda teadvust ja võimekust. Osaliselt ma teen seda ka sellepärast, et tutvustada siis oma raamatut Peegelmaailm, kus on siis kirjas väga palju teemasid, millest ma ka räägin edaspidi, aga raamatus on siis need palju põhjalikumad. Nagu ka raamatu pealkiri Peegelmaailm, käsitlen ma teemasid, mis avavad siis selle maailma pildi tegelikkuse ehk selle illusiooni tegelikkuse. Sest me elame justkui tagurpidi keeratud maailmas. Et see on justkui peegelmaailm, mis siis tundub meile reaalsusena, kuid kui hakata siis avatud pilguga rohkem vaatama, siis on näha, et kõigest on loodud mingisugune justkui kuvand, mis loob meile justkui mingisuguse reaalsuse, illusiooni. Enamus inimesi elab selles elus arvates, et see, mida nad kogevad, on lõplik ja see, mis nendega juhtub, on justkui paratamatus. Kuid me oleme seotud nii metapsüühilise kui ka metafüüsilise maailmaga, mis on siis meie kogemuste väline maailm, mida me ei pruugi oma viie meelega tajuda. Ja see asub väljaspool meie siis tajumustunnetust, aga ometi on see olemas, sõltumata siis sellest, kas me seda usume või ei usu. Ja inimese ettekujutus maailmast meie meelte tajumus kohaselt ei ole midagi muud kui teatud viisil meie tajumusaparaati mõjutavate ärituste lõpmatult peenendatud reproduktsioon. Objektiivses mõttes pole tegemist reaalsusega. Et meie ettekujutus maailmast on seega tajumuste ja otsuste produkt. See on sõltuv inimesest endast ja ühtekuuluv siis inimese bioloogilise seisukorraga. Ja meil elab inimesi, kellel on siis kõrgemad tajud avatud ja on inimesi, kellel on siis kõrgemad tajud kinni. Kui kõik inimesed oleksid näiteks kurdid, siis peetakse ka kuulmist imeks ja harilikust normaalsusest kõrvale kaldumist peetakse ebanormaalsuseks. Ja see, mida me tänapäeval siis nimetame reaalsuseks, ei ole midagi muud kui kokkulepe siis ratsionalistlikel alustel. Et reaalsus ei ole midagi kindlat. Ja see, mis tänapäeval võib tunduda reaalsusena, võib sajandid hiljem osutuda nagu hullumeelseks. Ja mis puudutab meie inimkonna vanu ülemeelelisi omadusi, siis need ei ole ka tänapäeval kuhugi kadunud. Nad on lihtsalt uinunud olekus ja võivad aktiveeruda siis ühes inimeses ühes varem kui teises. Ja inimesed, kellel on need kõrgemad tajud avaldunud, ei ole mitte siis eriliselt andekad. Nad lihtsalt näitavad, missugune on inimkonna aktiveeritud DNA-line potentsiaal. Ja nemad on ise selle heaks tööd teinud ja ka jõudnud selleni enne teisi. Kõrgemad tajud viitavad siis tajuprotsessidele, mis ei piirdu otseste meeleandmetega, vaid hõlmavad ka mõtlemist, kujutlusvõimet ja teadlikkust. Need on tajud, mis siis ületavad lihtsa sensoorse vastuvõtu, nagu nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompimine ja siis hõlmavad abstraktsemate arusaamist. Selle alla kuuluvad näiteks selgelt nägemine, selgelt kuulmine, telepaatia, intuitiivne teadmine ja energiatunnetus. Kuid kui inimene keeldub tunnistamast kõrgema sensoorse taju vastuvõtuvõimet või see lihtsalt ei mahu tema uskumussüsteemi, siis lülitavad nad ise taolised võimed välja.
Ja kahjuks on ka elanikkond kokku puutunud palju siis agressiivse massilise meelekontrolli strateegiatega, mida kontrollijate autoritaarsed tegevuskavad rakendavad nende kõrgemate tajude kättesaadavuse vastu võitlemiseks. Näiteks sunniviisiline vaktsineerimine ja ka lennukite keemiapuisted, mis siis koosnevad vabanenud kemikaalidest ja bioloogilistest ainetest. Meie tervenemist ja arengut takistavad ka meie isiklikud valukehad ja programmid, mida me enda külge siis haagime elu jooksul. Ja selleks, et terveneda, peame me olema võimelised tunnetama ja võtma vastu siis ka teadlik otsus enda elu eest ise vastutada. Ja arendades siis eneseteadvust, mis on sügavam ja varjatum teadmine minast, arendame ka me õiget suhet iseendaga ja seeläbi saame paremini ka arendada oma otsesuhet jumaliku allikaga. Me ei saa olla teadlikud oma olemuse kõrgemast väljendusest enne, kui tunneme siis omaenda olemuse ja südame siis kõige sügavamat sisu. Iseenda tundma õppimine on iseenda meistriks kasvamine. See on siis tee teadlikkuse avardumisele ja meie kõrgema sensoorse taju funktsioonide loomulikule laienemisele. Kui me arendame iseenda teadvust ja tegeleme enda tervendamisega, kasvame siis ka iseenda meistriks ning me õpime elama läbi teadlikkuse ja harmoonia, mis siis on kooskõlas ka meie sisemiste väärtustega.